Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate Õhtulehe saadet Pealkirja taga. Ukrainas on käimas Venemaa põhjustatud täiemahulise sõja 1212. päev. Venemaa president Vladimir Putin teatas täna, et on valmis kohtuma Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga, kuid alles läbirääkimiste lõppfaasis. Mida nendest arengutest arvata, kas Eesti on omalt poolt teinud Ukraina toetamiseks piisavalt ja kas meie enda kaitsevõime on täna seal, kus see olema peaks? Neil teemadel vestlen enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Riigikogu kaitsekomisjoni liige, kaitseliitlane ja ajaloolane Anti Poolamets. Mina omalt poolt esitan teile 10 kas-küsimust ning palun teilt konkreetseid vastuseid. Tervist! Tervist! Hakkame aga kohe peale. Kas olete nõus EKRE esimehe Martin Helme möödunud aasta kongressil peetud kõnes öelduga, et Eesti peaks vähendama Ukraina korruptsioonimülkasse raha loopimist poole võrra ning see säästaks meile raha, mida panustada riigikaitsele ning näiteks maksude alandamiseks? No mina pooldan ka sõjalisele kaitsele keskendumist, sest muude rahadega on tõepoolest Ukrainas suured probleemid, neid kaob lihtsalt julmalt ära. Me mäletame oma enda riigist Lehtme juhtumit ja Lehtme ei ole ikka veel trellide taga ega edene tema uurimine ka, ütleme, et enne tuleb tõde kindlaks teha. Ja Ukrainas on neid juhtumeid palju, just see tsiviilraha mingitesse institutsioonidesse lihtsalt võib ära kaduda. Aga kui me ostame neile droone, kui me ostame neile mürske, siis on palju targemini paigutatud raha ja elu on seda näidanud. Te küll osaliselt vastasite, aga kas Eesti enda kaitsevõime on kannatanud Ukraina toetamise tõttu? See on dilemma, sellepärast, et kindlasti me oleme päris palju ära andnud, aga on ka argument muidugi selles, et las need suurtükid töötavad seal, kus neid praegu kõige rohkem vaja on, aga ometi EKRE on olnud selle lähenemise toetaja nagu Soome, et toetame, aga kõike ladudest ära ei anna, sest me oleme ju piiririik. Holland võib endale minu mõelest palju rohkem lugada või mõni teine Vene piirist eemal olev riik, sest meie väikeriigina, NATO ühe väiksema liikmesriigina peame oma kaitsevõimet ikka üleval hoidma. Et kunagi me tõesti andsime peaaegu kõik tankitõrjemiinid ära Ukrainale, aga kohe ju peab asemele hankima, et meil ei tohi tekkida tühja auku ja drooninduses oleme me tegelikult maha jäänud, väga tõsiselt maha jäänud, just ilmus artikkel, kus öeldi, et ühe püssimehe kohta peaks olema 10 droonioperaatorit. Kas pole kapitaalne sõjategevuse muutus? Me küll tasapisi liigume, aga tempo on liiga aeglane. Kas usute, et sõda Ukrainas võib käesoleva aasta jooksul lõppeda? Välistada ei saa, see on ju teatavasti enne kõike Moskva otsustada, millal ta tunneb, et ta on oma eesmärgid saamutanud või pannakse tal selg vastu seina ja ta enam ei saa teisiti. Aga praegu on Venemaal tunne, et tal on võimalust aken liikuda rohkem nende oblastite piiride poole, mida nad on juba oma põhiseadusesse sisse kirjutanud. Ehk Donetski oblastit kätte saada lõplikult ja teisi alasid. Nii et Venemaa proovib nii kaua, kuni tal tuleb sein ette. Aga praegu veel ei ole näha, et sein oleks ees. See võib kesta veel kaua. Kas president Donald Trump on teie hinnangul olnud oma tegutsemises Ukraina sõja lõpetamisel efektiivne või astunud vale samme? Ta on püüdnud olla efektiivne, aga lihtsalt sõdade lõpetamine, mis toimuvad hoopis teistel põhjustel, ei ole ka USA presidendi jaoks nii, et kuldvõtmekesega keeratakse uks lahti. No ei ole. Ta on proovinud uksed lahti hoida ka Venemaa osas, et lihtsalt saaks mingit kauplemisruumi, aga sealt ei ole ka seda kauplemisvõimalust tulnud, et kõige parem kauplemisruum on praegu, ma ütlen, kui anda Ukrainale hästi palju õhutõrjerakette, et Venemaa ei saaks edasi tungida. See oleks minu meelest kõige kindlam meetod, aga üks Trumpi relv loodetavasti töötab, kas või tasapisi on nafta hinna langus maailma turgudel, kuna USA on rohepööret lõpetamas ja see kahjustab Venemaa sõdimisvõimet päris selgelt. Bideni ajal olid hinnad väga kõrged,
Seega mäletate, Ronald Reagan tegi niimoodi sõjale lõppu Afganistanis, aga seegi võttis 10 aastat. Et ta siis sõlmis Araabia riikidega kokkuleppe, et viime nafta hinnad nii alla, et Kreml saaks poole vähem raha. Ja see lõppes Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega, ehk siis on ka sellised meetodid, mis ei ole otseselt relvadega seotud, vaid just nimelt Vene sõjamasina selle hingetoru kinni vajutamine. Kas Kaja Kallas on hea Euroopa Liidu välispoliitika juht? Väga nõrk ja see ametikoht on kõrge ametikoht ja Eesti esindajale võiks öelda saavutus, aga ta täidab seda väga kehvasti, sest vaadake, sellel ametikohal on ju tiitel ka, sa pead olema Euroopa Liidu esidiplomaat. Aga kui ei olda diplomaat ja põrutakse igas punktis, siis on see väga halb, sest seal on vaja vastavat iseloomu või vastavat ettevalmistust. Aga esimene läbipõrumine oli ju Euroopa Liidu ja USA suhted, et ta hakkas kohe paugutama ja kõik uksed Washingtonis sulgusid, tema kohtumised jäeti ära. See oli juba esimene suur krahh. Aga tal on suuri probleeme ka liikmesriikide juhtidega suhtlemisel, et seal ta hakkas ka paugutama suurte liikmesriikidele närvidele käima, ta ei hoolinud nendest. Ehk siis selles osas on kõik tunnused, et on läbi kukkunud. Ja arvatavasti ei hakkagi tööle, sest alguses on ta juba mitmed tähtsad kanalid läbi lõiganud. Nii et võib-olla ta võetakse ka poole pealt maha, sest diplomaatia on lihtsalt nii oluline valdkond sõdade ajal, et seal ei saa nurgas istuda ja siis endale tärne rinda riputada. Kas ta teeb enda tegevusega Eesti riigile karuteene? Kas ta nüüd seal kohal teeb, sest ta on lihtsalt ebaefektiivne. Ta tegi koha peal valitsedes muidugi karuteene. Esiteks minu seisukohalt edutada inimest, kes oli idavedude skandaali peategelane, see on ebamoraalne lihtsalt, see on ülimalt silmakirjalik. Aga Reformierakonnaga on ikka nii, et mida hullemad skandaalid, seda kõrgem koht. Tuletame meelde Rosimannust, kes sai Euroopa järelevalveorgani juhiks, aga samal ajal on tal väga raske skandaal selja taga Autorolloga seoses. Kristen Michal, kellel on ränk skandaal kilekottidega, musta rahastamisega, näed peaminister, idavedude skandaali oma Euroopa Liidu välisjuht ja kolmas siis suurepärasel moel kontrollkojas, inimene, keda peaks ennast kontrollima. Kas meie valitsuse sammud näiteks Venemaale kehtestatud sanktsioonipakettide eestvedamisel on kindlustanud meile hea positsiooni naabrite hulgas või on meie ministrite poolne diplomaatia Eesti olukorda kuidagi õõnestanud? No sanktsioonidega tulekski tegeleda ja ma tõin just näite, et halb on see, kui meie silmakirjalikkus paistab kaugele, et kui ma olen välismaal käinud, siis on öeldud, et irvitatud meile otse näkku, et me teame küll, kuidas teil nende sanktsioonidega on, et peaminister tegutses ise, siis käisin, kui Kallas oli veel peaministri rollis ja see mõjus mulle küll ebamugavalt, et kõik teavad, kuidas asjad on meil. Ja siis meie taame vastu rinda, et me oleme suured sanktsioonide eestvedajad, aga peakski olema, ütlen, et Vene nafta ostmine käis ju mitukümmend aastat, sellega toideti Vene sõjamasinat, Vene naftagaas, see oleks pidanud lõppema ammu, meil oleks pidanud olema ettenägelikkust seda mitte teha. Kas Eesti on teinud piisavalt enda riigi kaitseks? Ohkama võtab, muidugi mitte, sest alustame sellest, et meil on võimul riigikaitse eest vastutamas erakond, kes on olnud sellele kõige ohtlikum. Tuletan meelde, et Reformierakond võitles 10 aastat selle eest, et ajateenistus ära kaotada. Ja kui ta ei suutnud ära kaotada, siis ta surus alla aastakäigud nii väikseks kui võimalik, et mõnikord oli seal pisut üle 2000 ajateenija ainult ja siis arendati nõnda nimetatud jõukohast riigikaitset ehk kergjalaväge. No kuulge, suur osa on tegemata ja praegu lapitakse auke, mis on tegemata, sest laod olid tühjad. Sõja ja koosseis oli sisuliselt poole väiksem, kui juba nüüd praegu on. Et muidugi parem hilja kui mitte kunagi. Ja tuletan veel ühe näite meelde, kuidas nüüd oli meil probleem selle Vene tankeriga. Selle peale Tarmo Kõuts tuletas meelde, kuidas meie lahinguvõimeline laev Admiral Pitcairn naelteks nii-öelda sulatati vana rauda pandi 2011. aasta paiku, et nüüd oleks teda vaja ja siis jällegi Kõutsi ja teisi ei kuulatud. Kas konservatiivsed jõud on Eestis pead tõstmas või hääbumas?
numbrid näitavad, et ikkagi eduteel. EKRE on praegu tõusnud teisele kohale, viimastel andmetel siin 17,8, kui ma ei eksi, ja nädala lõikes 19%, nii et meil oli ju alles aasta tagasi siin võbelusi oma enda erakonnas, et me oleme väga kiiresti tagasi saanud toetuse. Ja kui me vaatame ka Isamaa toetust, kes võiks ju meie liitlane olla, siis temal on ka ju rekordilised toetused, kuigi meie omavaheline vahe kahaneb ja EKRE läheb tast eriti maakondades mööda. Anti Poolomets, ma tänan teid nende vastuste eest.